Tere, oleme siin Kosa gümnaasiumi keldris ja püüdsime kinni meie kalli direktori ja tahame teada, kui palju teie teate naistest. Väga aus küsimus, ega palju ei tea. Esimene küsimus, et kui palju on meil koolis tüdrukuid? Meil peaks olema tüdrukuid natukene alla 500. Ja, ei, vähem. Meil on, ütleme, kui meil on 750 õpilast, pooled on poisid, pooled tüdrukud, natukene rohkem on tüdrukuid kui poisse. Nii et ma arvan, kuskil 400 tuleb kokku tüdrukuid. Aga näiteks maailma tuntud naistest, et kes võis olla esimene naiskosmonaut? Esimene meeskosmonaut oli Gagarin vist, jah. Ja naiskosmonaut oli, kas oli Terasova või? Jaa, täitsa õige. Jah. Et tema oli paar päeva seal kosmoses ja tuli tagasi ja rohkem ta sinna ei tahtnud tagasi minna. Tema oli Valentina vist. Ja. Aga näiteks on selline tore üritus nagu Eesti naiste tantsupidu. Millal sai see imeline traditsioon alguse? Vot selle kohta ma võin küll palju rääkida. See sai alguse Jõgevamaalt ja mul oli head tuttavad tantsujuhid, siis Ülo Luht oli siis pealavastaja ja Ivo Linna on sellega ka igal aastal seotud olnud, nii et see sai alguse minu meelest isegi peale meeste tantsupidu, mis toimub Rakveres, aga ma aastat ei oska öelda. Naiste tantsupidu esimene kord oli 2011. Jah. Nii, mõndades maades on naistepäev ka rahvusvaheline püha. Ja mõndades neist maadest on ainult naistele see rahvusvaheline püha, ehk naised saavad puhata ja mehed peavad tööle minema. Äkki oskate nimetada mõnda maad, kus selline üritus toimub? No ütleme, Ameerikast on see kõik alguse saanud. Kui naised võitlesid oma õiguste eest, seal olid tekstiilivabrikus minu meelest 1800 millegi ka, 43 või miskit. Ja siis see väljus juba USA piiridest. Venemaal, ma tean, on see au sees. Kas Venemaal võib olla see, kus on naistel vabapäev? Ei. Venemaal ei ole. Rootsi. Rootsis ka ei ole, aga näiteks Hiinas ja Makedoonias on selline traditsioon alguse saanud. Väga eestrindlikud. Väga paljud mehed kurdavad, et naised räägivad väga palju. Kas oskad pakkuda, kui palju räägivad tegelikult naised rohkem? No ikka ma toetan seda mõttekäiku, et selles mõttes, et tõesti mehed räägivad aeglasemalt ja räägivad vähem. Kui palju naised kiiremini räägivad, kas ma pean ütlema sõnade arvu? Jah, sõnade arv päevas. No kui mehed räägivad 500 sõna, ma arvan. On nii palju või? No mehed räägivad päevas umbes 7000 sõna. 7000, väga jutukad. Siis naised räägivad, ma arvan, 20 000. Jaa, 20 000 on täitsa õige vastus. Okei, no võt. Naised on ka tuntud selle eest, et neile väga meeldib ennast vaadata peeglist. Ja see tund on päris suured aeg, mis seal peegli ees läheb. Et kas te oskate pakkuda, kui palju see võiks olla? No ütleme, poistel läheb 5 minutit. Hambad, nii silmad, püksid jalga ja minekut, siis tüdrukutel läheb tund aega, ma arvan. Täitsa õige, aga aastas vaatavad naised ennast 120 tundi peeglist. No võt. Aitäh meie direktorile, aitäh teile vaatajatele ja soovime teile väga ilusat naistepäeva.